täna on vähe teistsugusem video, nagu te juba tiitlist lugesite, siis korterituur. Ma olen väga palju vaeva näinud, et see korter näeks välja selline, nagu see praegu näeb. Terve video vältel ma panen erinevates tubades teile pilte sellest rendikuulutusest, milline see oli siis enne ja milline see on nüüd. Ja siis te saate vaadata. Ja siis ma mõtlesin, ma ei tea, minul endal on väga huvitav vaadata teiste inimeste korterite või kodude tuure. Ja siis ma mõtlesin, et ma teeks ise ka. Nii et alustame siit esikust. Kohe kui sa sisse astud, on siin üks suur peegel, kust on väga hea ennast vaadata. Ja teisel pool on siin see jalanõude hoidja, kus ma olen enamus jalanõud ära võtnud, sest et õues on -10 kraadi ja ma ei käi siis ketsidega, ma käin oma talvejalanõudega. Siin tavaliselt kuhjuvad kõik talvemantlid, ma olen praegu väga tublisti ära puhastanud. Ma olen tegelikult tahtnud siin alles ka teha suure muutuse, näiteks panna üles seda ajutist, mis see nüüd ongi, ajutist tapeeti ja vahetada selle jalanõude asja ära ja üldse vahetada siin ära, et teha täiega armsaks, aga ma lihtsalt ei ole jõudnud. Ja siin üleval riiulil on mul kõik mu käekotid. Tegelikult on midagi puudu, ja ma üritan hoida seda väga korras, aga tavaliselt ei õnnestu. Ja siin korvis on mul igasugused erinevad asjad, mis tulevad mu käekottidest. Edasi liikudes on siin seina peal üks pilt, mis ma sain sõbrad sõbrale. Ma ei tea, miks. See pole üldse seda stiili, mis minule tavaliselt on meeldinud, aga kohe, kui ma seda nägin, siis see lihtsalt püüdis mu silma. Minu arust see näeb täiega välja nagu Pullergi lapsed või mingi siuke vanaaegne raamat, mida me nagu lapsena lugesime. Ja see kujutab mingisugust vanalinna tänavat. Mitte meie vanalinna, siin oli mingi allkiriga, võib-olla mingi Rootsi vanalinn või midagi. Aga see sobib siia väga hästi, siia alasse. Järgmiseks on siin minu riidekapp, mis ajapikku on võtnud endale kanda veel paljusid teisi, näiteks mingeid koduasju. Siin on näiteks tolmuimeja. Siis ma sain selle inhalaatori, see on siin, sest et mul ei ole seda mujale panna. Kuna see korter on hästi väike, siis me peame olema ruumiga väga-väga liidlikud. Ja nüüd, kui me siit edasi liigume, on siin avatud elutuba koos köögiga. Alustame siis köögist. Võrreldes mu eelmise köögiga on see oluliselt väiksem ja mulle tegelikult meeldib see, sest et mu eelmisel köögil oli suur kitchen island ja siis oli suur rida kappe taga. Ja mulle lõpuks käis veits närvidele see, et ma pidin nagu edasi-tagasi kõndima igast erinevasse nurka. See ei olnud üldse loogiline minu jaoks. Nii et see, et ma saan seista siin ja siis astuda ühe sammu, võtta külmkapist midagi, siis astuda ühe sammu, panna kraanikaussi midagi, on väga efektiivne ja mulle meeldib, kui asjad on efektiivsed. Nii et ma näitan teile veits, mis siin kappides on, sest et ka selle ruumiga ma olen pidanud olema väga, väga efektiivne. My motto is simple. Efficiency, efficiency, efficiency. Või noh, mis see sõna on? Mitte kokkuhoidlik, vaid lihtsalt paigutama asjad nii, kuidas need mahuvad. Kompaktne. Ma olen pidanud olema väga kompaktne. Setamise asjad ja need põhimõtteliselt 2 on kodumasinad. Siin on põhimõtteliselt kõik nagu söögiasjad. See oli täpselt see riiul, mida ma vaatasin kõige enam ja mõtlesin, et okei, mida ma saan siit ära visata, ära anda, ära müüa, aga reaalsus on see, et mitte midagi kahjuks. Siin on jahu. Igasugused mingid pudelid, vaasid, kõik asjad. Kes ei tea minu saagat klaasidega, siis millegipärast mina ja mu pere, meil kogu aeg lähevad klaasid katki. Nagu ma arvan, et ma olen viimase aasta jooksul ostnud 25-30 klaasi. Ja need lihtsalt
midagi alati juhtub nendega. Mu võidoos, mis on nii ilus ja ma nii armastan seda ja kui ma õigesti mäletan, siis see on Solarisest pärit. mis on nii armas, mulle täiega meeldib see. Oi, siin on see, see pool on ilusam. Mu maailma kõige lemmikum asi, mu KitchenAid. Siis siit poolt liikudes, need vaated kõikidest akendest on väga armsad, väga ilusad. Mulle meeldib, et siin kahe maja vahel on kuusk niimoodi, et nemad ei näe mulle tuppa, mina ei näe neile tuppa. Ja see ei võta ausalt öeldes palju valgust ära ka. Ja oravad kogu aeg kõnnivad sellel. Edasi liikudes siia laua juurde. See laud, ma väga armastan seda lauda, nagu väga. Selle ma sain Marketplace'ist tasuta ja see on lahti käiv laud ja see on, kui te vaatate nagu seda jalga ja seda äärt, siis see on lihtsalt nii ilus. See on täpselt see klassikalises stiilis, traditsioonilises stiilis laud, mis mulle nii väga meeldib, mida ma reaalselt armastan. See on nii ilus, see töötab nagu, see tuleb lahti lihtsalt laitmatult, see sisemine klapp on olemas, nagu see on ideaalne. Siis siin seina peal on pilt, mis ma ise maalisin. Ma sain selle raami ja siin oli alguses mingi teine pilt. Ma pakuks, et võib-olla sõbralt sõbrale äkki. Ja see lihtsalt sobib nii hästi siia valgete lendlevate kardinate vahele. Ja siin on diivan. Ma panen sellest diivanist ka pildi, milline see enne nägi välja, aga see ei näinud enne selline välja. Ma vahetasin need paljapüürid ära, tegin seda korda ja pannes nagu enda need mingid tekid asjad. Ma värvisin selle asja ära seal ja nüüd see diivan on nagu see täiega mõnus. See on täpselt selline, et see näeb ülihea välja. Nagu kui külalised tulevad, siin on nagu hea lihtsalt istuda ja juttu rääkida, aga samal ajal nagu see on lihtsalt ideaalne, et visata pikali, võtta tekk peale ja teha üks uinak. Mida ma kunagi ei tee, aga ma pikutan küll siin. Nüüd me oleme järgmise asja juures. Siin see vitriinkapp. Minu arust me vist saime ka selle tasuta Marketplace'ist. Siin all on raamatud, siin on meie junk drawer, sest et meil seda köögis ei ole ja igas kodus peab olema üks junk drawer. Ja siin on koogitaldrik, siis väiksemad koogitaldrikud. Ja siis siin on see mu antiik küünlatahi käärid, kus on siuke väike kausikene. Ja need käärid, nendega sa saad lõigata seda musta osa ära, et küünal, et sealt ei tuleks seda musta tossu, kui see põleb. Ja need on mingi 19. või 20. sajandist ja need on lihtsalt, need on näha, et need on nagu käsitööna tehtud. Siin on mingisuguseid selliseid nurkasid, mis näitavad seda ja ma lihtsalt nii armastan nagu siukseid antiik erilisi asju. Siin see väike nurgakene, seda on põhimõtteliselt, seda on täpselt näha otse, siis kui sa tuled siit välisuksest sisse, on näha seda siin. Ja minu arust see näeb väga kodune välja, see vaip on nii mõnus, see on hästi paks, hästi pehme, karvane, väga mõnus varvastel. Ja see tugitool, nagu kui me räägime nüüd perfektsest tugitoolist, siis kui ma uinakuid teeks, siis see oleks täpselt see koht. Eriti kui siin tumba oleks. Nagu kas see pole lihtsalt mitte perfektne. Kui selja taga oleks mingi padiga ja lihtsalt see värv. Mulle täiega meeldib see nagu see šokolaadipruun. See on nii ilus ja siin on lihtsalt, siin on üks siuke väike vahekene, kus maja vahelt ja siis seina vahelt näeb kuskile sinna kaugusesse ja siis istuda siin ja vaadata sinna kaugusesse on täiega mõnus. Ma ei ole seda ausalt öeldes kunagi teinud oma vabal ajal, aga see on väga mõnus mõte, millest ma saan unistada ja rääkida.
ma ütleks, et see siin on üks mu lemmikutest nurkadest kogu selles korteris. Siin on mu taim, mis on väga ilus, see üks siin kahjuks hetkel sureb, aga selle eest tuleb 3 tükki juurde praegu. Nagu vau. Siis see siin, see täiega meenutab mulle mu lapsepõlvest, sest et minu arust meil oli nagu see 3-kihiline see ka. Ja see muster on lihtsalt nii ilus, mis siin peal on, see lilleline. Ja see kuldne on nii ilus siin ja see äär ja ma ei tea, sellest nii ilus. Ja siis see lamp, ma ei tea, kas mul on seda enne pilti sellest lambist. Aga siin oli see mingi punane läbipaistev klaas, mille ma ära värvisin, vahetasin kupli ära. Ja nüüd see on minu arust täiega armas. Ja nii hästi sobib siia nurk. Kogu selle nurga staar on, see on minu tehtud pilt ja minu arust see raam. Ma sain, kunagi mul üks sõber käis kolimas kedagi ja siis see korter, kus nad kolisid välja või sisse, seal oli peegel koos selle raamiga ja siis ta tõi selle mulle, sest et ta arvas, et mulle täiega meeldib see ja tal oli õigus, mulle täiega meeldib see, aga ma nii kardan mingeid võõraid vanu peegleid, nii et ma võtsin selle peegli ära ja viskasin minema ja siis ma panin siia enda tehtud selle pildi asemele, sest et no lihtsalt see sobib, nagu see pilt sobib imehästi selle raamiga kokku ja selle nurgaga. Ja mul tegelikult oli mõte teha siia nagu kohvinurk, siia see käpamasin ja mis see on, see kohvi jahvati ja siis siia seina peale mingid need kokteiliklaasi hoidjad ja teha üldse selline nagu hostimise mingi baari kohvinurk, mida ma ei ole jõudnud veel teostada, aga võib-olla kunagi. Siis liigume edasi magamistuppa ja magamistubadesse ja WC-alasse. Siis kui sa siin sisse astud, siis esimene tuba, kus sa oled, on solituba. See, milline see oli enne, oli ka ikka väga erinev sellest, mis on praegu. Siin tegelikult olid mingi hetk sinised triibud ka, aga need me värvisime üle, sest et meil on teised asjad plaanis. Aga ma näitan teile, mis siin praegu on ja ma panen kindlasti nagu ekraanile need pildid, mis olid enne, sest et see vahe on lihtsalt nagu nii suur. Põhimõtteliselt, kui sa keerad paremale, siis on tegelikult see laud oli niipidi, aga talle täiega meeldib mängida poodi ja igast mänge teha lihtsalt siin laua taga. Ja siis ta pööras selle niipidi ja see töötab väga hästi ja mis mul sellest, kumba pidi see laud on, see on tema tuba. Siin seina peal on, et ta joonistas musta augu. Siis on tunnistus viimase aasta lasteaias kohta, pilt, mis ta suvel tegi ja kell ja lamp, et ta näeks laua taga midagi teha. Ja siin on ta voodi. See öökapikene on, see ei ole öökapikene nagu näha, tegelikult ma sain selle niimoodi, et ma korraldasin kunagi ühte üritust, kus mul oli vaja nagu šampanja ja igast selliseid 70-ndate, 80-ndate dekoratsioone. Ja siis ma sain ühest veinibaarist nagu sellise kasti. Minu arust see oli ühe šampanja nagu transportimise kast, kus oli mingid, ma ei tea, mis nad sisse vanem, mingid heina või midagi oli sees. Ja ma kasutasin seda sellel dekoratsioonina sellel peol. Ja siis minu arust nagu Solil oli vaja enda voodi kõrvale mingisugust asja, mis hoiaks tal neid asju. Ja siis ma mõtlesin, et ma lihtsalt panen selle. Ja nüüd see on tal olnud reaalselt mitu aastat. Ja millegipärast mul on nii raske kujutada ette, et siin oleks midagi muud. Et siin oleks reaalselt nagu kapp. Või kui siin ei olekski midagi, sest et nagu ta paneb siia oma mingid veeklaasikesi ja igast, kui ma toon talle snäkki õhtuti, siis ta paneb siia peale ja
ja siin on ta korvpall, sest et seda ei olnud hetkel mujale panna ja me reaalselt just leidsime selle ülesse. Sest et see oli mingi mitu kuud kadunud lasteaias. Siis siin seina peal on ka minu tehtud pilt. Ma maalisin selle ühe nagu pildi järgi, mida ma nägin Pinterestis. Ja ausalt öeldes mulle täiega meeldib see pilt. See sobib selle kuldse raamiga siia hästi. Leidsime Marketplace'ist sellise hiiglasliku autovaiba, mis on lihtsalt imeline ja ma tahaks ära vahetada selle vaiba, mis siin praegu on, selle autovaiba vastu. Sest et tal enne oli hästi väikene ja siis ta ei saanud nagu väga mingit pikka mängu sellel teha. Aga siin on kahepoolne, farmi pool ja linna pool ja no reaalselt see on lihtsalt iga väikse poisi unistus. Siin on, tõusin liiga kiiresti püsti. Siin osas enamasti on tema riided ja tema asjad ja siis siin ausalt öeldes see suuremas osas on lihtsalt tühi ja lihtsalt hoiustame siin kapis mingeid asju. Vannituba, mis siin vannitoas on, väga ei ole mitte midagi erilist. On näha, et mul hakkas kiire. Okei, siin vannitoas. Siin on dušikabiin. Mulle täiega meeldib, et see on mõnus suur. Seal riiulil kõik meie asjad. Siin minu mingid kreemid, parfüümid, ehted, meigi asjad, nahahooldustooted, juukseriiul ja siis seal on mingid ravimid, küüneasjad ja siis väga palju ekstra tooteid, mida ma hetkel ei kasuta. Siin on ilus suur peegel, kus saab ennast vaadata valmis panna. Siit läheb otsetee siia minu magamistuppa. See on ka üks nendest tubadest, mida ma ei ole jõudnud lõpuni teha. Aga kus mul on palju plaane olnud vähemalt. Ma viimasel ajal väga ei tea, ma pole mõelnud selle peale. Aga siin on mu väga mõnusad voodipesud. Ma armastan neid väga. Need olid kingitus mu emalt. Siin on mu lemmikpilt kogu selles korteris. See ei ole raamis kahjuks, aga selle pildi mina ja Mark saime, kui me käisime oma lemmik Speakeasy's ja see oli seal Victoria alt või Olt galeriis, seal ülemisel korrusel ja seal alumisel korrusel oli see galerii ja sealt viimasel õhtul enne kui see kinni pandi, siis me ostsime kaasa selle pildi sealt ja mul on täiega hea meel, et meil see on. Ja siin pildil on siis Lasnamäge kujutatud, siin on Tallinna Laagna gümnaasium ja fun fact minu kohta, siis millegipärast Lasnamäe on mulle alati olnud väga kodune. Ma ei tea miks, ma ei ole seal kunagi ise elanud, aga ma lihtsalt armastan Lasnamäge. Võib-olla asi on selles, et mul on nii paljud sõbrad elanud seal ja sõbrannad, et ma olen seal käinud kogu aeg ja kuna ma olen põhimõtteliselt poolenisti nagu üles kasvanud seal, nendel tänavatel, lihtsalt selles nagu Lasnamäe energias, siis see on nagu niisugune nostalgiline mulle. Nii, selline ongi siis see korter. Ma loodan, et teil oli huvitav see, sest et mul oli väga huvitav seda rääkida teile ja väga tore. Ja näeme järgmine nädal.